tere kõigile, ilusat teisipäeva ja väga tore rõõm on teiega koos siis täna võimelda niimoodi 30-40 minutit. Mis teil vaja läheb? Tool. Kui teil kodus tooli ei ole, see on siis ühe osaleja kohta, siis sobib ka näiteks diivan või midagi muud, kus te saate peale istuda, eks. Muidu hea tuju, kui tahate, siis pange kodus oma lemmikmuusika mängima ja tulge ka meiega kaasa. Mul on siin matt, kuna ma olen muru peal, teil ei ole vaja, kui teil on ka vaip, siis see on täiesti okei. Soovite, võtke veeklaas kõrvale, ma arvan, et seda meil ei lähe vaja. Et alustame siis tänase võimlemisega. Enne pean ütlema ka, et kuna see on ikkagi terve pere võimlemine, siis igale põhiharjutusele annan ma vähemalt 2 varianti. Et te siis ise saate valida, mis on teile mugavam, mõnusam, millist varianti tahate ise sooritada. Kui teil on ebamugav, valus mingit harjutust tehes, siis lihtsalt ärge seda tehke. Et see peab olema selline mõnus, hea tundega kogu pere selline võimlemis pooltunnike. Aga hästi, alustame siis, kui te olete valmis. Alustame täiesti tavalise sammumisega. Jah, kõigepealt teeme kõik keha ilusti soojaks ja sammume käed tööle. Siit alustame sisse hingamisega, käed eest üle pea. Nina kaudu sisse, suu kaudu välja. Nina kaudu sisse ja suu kaudu välja. Samal ajal ise sammudes. Väga hea. Natuke võib siin pea hakata ringi käima, siis võib-olla nii hoogsalt mitte hingata. Teeme paar tükki veel. Ja hingame välja. Hästi. Nüüd natukene laiem harkseis ja ma hakkan kere tüve siis liigutama. Puusad jäävad paigale ja ma igasse suunda ma kasvan läbi oma sõrme otste. Ma kasvan natuke pikemaks. Mis iganes suunas teie keha tahab liikuda ja ma kasvan ja alla. Puusad jällegi paigal teisele poole. Enda taha, rahulikus, enda tempos. Ja kasvame veel natuke. Kasvame, paar tükki veel. Hästi ja viimane. Nii, väga hea. Nüüd, kui sa oled üksi, siis oled üksiga, oletame, et sul on pereliikmed kõrval, olete kõik ühe joone peal, okei. Jällegi see rotatsioon selgroost, puusad on paigal, lööd plaksu pereliikmega ja teisele poole või endale, kui olete kahekesi. Plaks, 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 jällegi puusad vaatavad otse, liigun keres selgroost, plaks, plaks, plaks või endaga või täiesti oled üksi ja plaksutan. Jällegi keerame väga hea, teeme selja väga soojaks. Plaks, 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 plaks. Paar tükki veel. Hästi ja tublid, okei. Natukene raputame, lõdestame ennast. Nii, nüüd vaagna liikumised. Näitan külje pealt, teie võite ikka olla otse. Nõgus, toon vaagna ette ja taha. Vaagan ette ja taha. Pepu liigub taha ja ette. Väga hea. Vaagna liigutamine. Vaagnaga ilusti soojaks. Väga hea. Omas tempos. Ära unusta hingamist. Väga hea. Ja nüüd selgroog tuleb ka kaasa. Kumer, nõgus. Kumer, nõgus. Kumer, nõgus. Kumer ja nõgus. Väga hea. Jälle natukene raputame ja nüüd tuleme juba marssima. Okei, toome põlved kõrgemale ja käed ka tööle. Väga hea. Ja marsime. Kui sinu põlved nii kõrgele ei tule, siis on ka täiesti okei, kui nad on siin all. Aga nii kõrgele, kui sina saad. Ja marsime. Väga tubli. Väga hea, kui sul on mingi muusika, siis sa saad ka rütmi proovida marssida. Ja super. Teeme veel paar sekundit. Ja marsi. Hästi, okei. Jälle raputame keha natuke. Nüüd näitan jälle külje pealt, sina ole otse. Toon jala ette, varbad ülesse. Lõuk tuleb rinna peale. Lähen ette ja tagasi. Ette ja tagasi.
väga hea. Ja jällegi, kui mina olen siin ja see on ainult nii kaugele ma saan, see on täiesti okei, ei ole üldse hullu. Aga nii kaugele, kui suudad. Näitan eest ka. Väga hea, ja tagasi ülesse. Pea meeles, lõug on rinnal. Hästi. Teeme kõik ilusti soojaks siia vahele. Nüüd pane tähele, suured õlaringid. Teeme 4 kordust. Ja jälle 4, 3, 2 ja 1. Teistpidi 4, 3, 2, 1 ja tuleme alla tagasi. 4, 3, 2 ja 1. Teeme viimase seeria veel. 3, 2, 1 ja jälle. Vaatame, kas nüüd saame juba natukene kaugemale. Väga hea. Alla. Alla ja viimane tagurpidi. 4, 3, 2, 1 ja tuleme jälle alla, alla ja alla. Väga hea. Jälle natukene raputame, see on täiesti okei, kui sa tunned sellist mõnusat venitust terve jala siis tagumisel poolel. Väga hea. Nii, siit nüüd tuleme juba sörkjooksuga edasi koha peal. Kui mingil põhjusel sa joosta ei saa, see on täiesti okei, aga siis marssime juba natukene kiiremini. Aga mina jooksen. Vaata, kannad tulevad ülesse. Käed käivad, käed on töös. Kui sa ka marsid, siis käed on töös kogu aeg. Väga tubli oled. Väga hästi. Teeme sellisesse päeva sellise mõnusa sükse liikumispausi. Väga tere tulnud igasse päeva. Väga hea. Tule veel minuga. Kui sa ei jaksa joosta, sa võid minna üle veel marssimisse või korraks puhata ja siis tulla meiega kaasa. Jälle, kui sa oled valmis. Väga hea. Tubli oled. Natukene veel saame selle pulsi ülesse. Super. Väga hea. Okei, tubli. Jälle raputame natukene keha. Väga hea. Mina kaavan omale siin auku samal ajal. Okei, hästi. Nii, järgmisena tuleb tahaasted. Samal ajal siis avame rinna. Avame ja tagasi kokku. Lahku, tagasi kokku. Vaatame nii kaugele, kui me saame. Pressime abaluud, pressime sealt tagant kokku. Hästi. Ja kokku. Avame lahku, kokku. Lahku, kokku. Samal ajal selline väike tasakaalu element siin ka harjutusel. Super. Nii, nüüd väike vahetus. Käed lähevad üle pea. Tagasi, üle pea. Siin ma tahan, et liigutus toimuks ainult õlaliigesest ehk ma ei lähe üleliia nõgusaks siin seljas. Selg on sirge ja tagasi. Liigutus toimub õlast. Väga hea. Tubli. Näitan jälle otse. Hästi. Väga hea. Nüüd lähme vaheldumisi. 1, 2, üle pea. 1 ja 2. Väga hea oled. Jällegi tee nii hästi, kui sina suudad. Väga hea. Lahku, lahku, ülesse ja ülesse. Okei, hästi. Jälle natukene raputame keha. Tuleb teine sörk. Okei, oled valmis. Või siis kiire marss. Ja lähme nüüd juba natukene järgsamalt. Väga hea. Tubli oled. Või siis marsime. Aga nüüd juba kiiremini. Väga hea. Keha on soe. Tubli oled. Koha peal. Hästi. Väga hea. Trollin pulssi. Super. Käed tööle. Leia oma hingamine. Leia oma rütm. Meil on veel terve trenn ees. Väga hea. Tubli oled. Nii. 30 sekundit. Kui sul on vaja teha väike paus vahepeal, see on täiesti okei. Peaasi, et sul oleks lõbus ja tore. Väga hea. Hästi. 15 sekundit jäänud. Käed tööle, käed tööle. Ära unusta hingata. Mina kõdu sisse, suu kaudu välja. Okei. Tubli oled. Teen sulle väikse aplausi.
nii, nüüd seesamune tool või siis diivan või midagi kindlat, kuhu peale sa saad istuda. Kui sa oled oma pereliikmetega koos, siis kui teil on piisavalt ruumi, siis olge jälle ühes rivis. Kui ei, siis pole üldse hullu. Mis saama hakkab, on järgnev. Mina istun maha, minu pereliige tõuseb ülesse. Mina tõusen, pereliige istub. Kui te olete rohkem kui 2, siis üle 1 näiteks. Lähme kõik koos. Hästi. Rahulikult alguses. Tublid. Jällegi, kui sul on vaja, see on täiesti okei, kui ma pean ennast natukene kätega aitama, eks on ju. Siia reite pealt. Väga hea. Ja nüüd läheme ilma käte abita. Väga hea. Pea meeles. Koordineeri oma pereliikmetega. Nagu nupud käiksite üles-alla. Erineval ajal. Väga hea. Tubli oled. Naudi sükest mõnusat lihas sellist aktivatsiooni. Riielihas. Väga hea. Leia oma hingamine. Hingad välja, kui tõused püsti. Nii. Vaatame nüüd, kas me saame ka natukene kiiremalt minna. Hästi, tõstame tempot. Väga hea. Ja nüüd ma vaikselt lihtsalt puudutan seda tooli, pinki, diivanit. Väga samamoodi koordineerin, üritan koordineerida oma pereliikmetega. Väga hea. Lähme, nüüd juba tempo natukene tõuseb. Nii, kuidas sina suudad. Väga tubli. Jälgi seda, et jällegi see ei peaks olema ebamugav. Sa võid olla küll natuke aeglasem. Peaasi, et teed. Tubli. Hästi. 6, 5, 4, 3, 2 ja 1. Hästi. Okei, lõdvestame korra jalad. Tahad võid käia ümber oma tooli. Lõdvestame, raputame jalgu. Meil tuleb veel teine seeria veel. Väga hea, kui tahad, siis isegi võid jälle natuke sammuda koha peal. Toome seda pulssi natuke jälle alla. Ja siis lähme, oleme valmis siis teiseks seeriaks. Tän jalad juba ka natuke soojad. Hästi, 5 sekundit, oled valmis. Ja jällegi, nüüd juba natukene tempokam. Ja 1, 2, 1, 2. Väga hea, tubli, kui jõuad selle tempoga kaasa tulla. Pane aga edasi, väga hea. Hästi. 1, 2, 1, 2. Väga tubli. Tunned sükest mõnusat lihas, siis aktivatsiooni võib-olla natuke sellist põletavat tunnet ka riielihasest. See on väga hea. Hästi, meil ei ole veel palju jäänud. Tubli oled. 10 sekundit. 9, 8, 7, 6, väga tubli 5, praegu seal 4, pane veel täiega 3, 2, 1 ja istu korra maha. Bravo, väga tublid, jällegi kõiki harjutusi omas tempos, aga nii kiiresti, kui sina saad sel harjutusel. Nii, hästi, lõdvesta natuke jalgu ja tuleme jälle, sammume, toome selle pulsi alla. Saame jälle hingamise paika. Väga tubli. Nii, nüüd tulen ühele jalale, toon põlve kõrgele, vastas käsi. Jällegi see väike tasakaalu element on juures, eks. Et midagi sellist, mida näha, kere on täiesti sirge. Mingit liikumist siit edasi-tagasi ei toimu, eks. Väga hea. Ja korraks. Sekund, hoiame. Kui ma saan ka niimoodi, täiesti okei, aga samamoodi üritan see sekund fikseerida. Tubli. Väga hea. Tule, aga tule. Hästi. Ja paar tükki veel. Kummagi jalaga. Hoia. Hoia. Ja hoia. Väga hea. Tubli. Nii. Järgmine harjutus on meil siis lükkamine. Okei. Selleks ma annan 3 varianti. Mul siis seina ei ole. Esimene variant on vastu seina. Käed vastu seina. Toon rinna seinale ja ma lükkan ennast ära seinast. Toon ennast lähemale ja ma lükkan ennast seinast ära. Variant number 2. Kui sa tunned,
et sa suudad, et see on natukene liiga kerge sinu jaoks, siis tuled kas tooli najale või siis kui on mingisugune kas kapike või diivan või mis iganes, mis oleks enam-vähem kuskil rinna kõrgusel. Variant number 3 on siis kas tooli või diivani peal. Ja lähme koos, toome rinna alla, lükkame, hästi, lükkame, tubli. Jälgi seda, et kui ma olen siin, mu küünarnukid ei ole kõrval ja mu õlad ei ole üleval, õlad on all, kõrvadest nii kaugel kui võimalik ja küünarnukid kerele nii lähedal kui võimalik, eks. Väga hea, sina aga lükka edasi. Tubli, hästi. Ja lükkame. Rind jääb kuskil käte vahele, eks. Ja ära vaju seljast läbi, kui sa tunned, et silmad seljast läbi, siis mine natukene kõrgema pinnase peale. Väga tubli. Ma tean. Kohe on aeg. 5 sekundit. Lükkame. 3, 2, 1 ja aeg. Hästi. Ka käed said nüüd natukene koormust ja kerelihased. Hästi, natukene lõdvestame. Võime käed ette, lõug rinnale ja natuke lihtsalt pendeldame. Ja lõdvestame, sest jah, arvasite õigesti, meil on nüüd teine seeria ka veel. Hästi, natukene lõdvestame käsi, kokku lahku ja oleme valmis. Nüüd, kui sa proovisid võib-olla esimene kord seina vastu või seinast ennast ära lükata, siis seekord äkki proovid tooli kapi najal, kui sa suudad. Nii, väga hea. Kes soovib, võib selle harjutusega viia täiesti põrandale, eks on ju. Aga pane ennast valmis. Super, lõdvestame ja hakkame aga jälle lükkama. Väga hea, tubli. 1, 2. Mina loen kaasa, aga sina liigud omas tempos. Millega sina jõuad? Hästi. Tubli. Viimased 10 sekundit. 9, 8, 7, 6. Pane tähele, kuidas su küünarvarred liiguvad. 4, ma usun. 3, 2 ja 1. Väga hea. Tubli. Jälle natuke lõdvestame. No nii, olete veel meiega? Hästi, lõdvestame. Paneme selle tooli natukene eemale praegu kõrvale. Seda meil hetkel ei ole enam vaja selle harjutuse ajaks. Nii, järgmine. Jällegi oma eneseturde järgi, aga meil tulevad jalalöögid ette. Okei, erinevad tasemed, erinevad variandid. Kui ma pean ka millestki kinni hoidma, lihtsalt jalga kas tõstma või kui ma saan ka löögi teha, see on täiesti okei. See on variant number 1. Variant number 2. Kaotan tasakaalu, teen paar sammu vahele, kogun ennast natuke. Variant number 3, vahe sammuta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paneme 10 veel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hästi. Jälle lõdvestame, võime teha seda sama sammumist paigal. Toome jällegi hingamise normaalsemaks. Natukene seda pulssi alla ja lihtsalt sammume. Sügavalt nina kaudu sisse, suu kaudu välja. Hästi, okei. Oleme natukene taastunud. Õigesti arvasite. Teine seeria tuleb ka. See tuleb nüüd natukene tempo tõuseks. On juba harjutus on tuttav. Proovime natukene kiiremini. Vaatame. 2, 1 ja läks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, muda lendab, 15, läheb, 16, 17, 18, 19 ja 20. Väga hea, tublid olete. Ma pean vahepeal mingi uue koha endale vist leidma. Nii, hästi, natukene lõdvestame.
sammume, toome seda taga ja paneme ennast juba järgmiseks, meelestame järgmiseks harjutuseks. Nii, järgmiseks harjutuseks meil on vaja natukene ruumi. Tuuli kõrvale. Kui teid on mitu ringi liikumas, siis see on tegelikult väga hea. Käised üles, sest siis te peate teineteisega arvestama. Okei. Me laskume põrandale, siin on jällegi 2 varianti. Esimene variant, ma näitan selle siin mati peal, on see, et ma olen kätel ja põlvedel. Me liigume 4 käpukil, eks on ju, ette, tagasi, kõrvale. Ja point on selles, et teie pereliikmed, kes te liigute kõik, võib-olla see ala ei ole nii suur. Tegelikult mida väiksem ala, seda parem. Siis te peate teineteisest mööda liikuma, paar sammu tagasi tegema kõrvale, okei? Teatud aja jooksul kõik liigume põrandal. Mina näitan varianti number 2, mis siis on kätel ja jalgadel. Eks on ju, pane tähele, kui sa valid variandi number 2, siis su põlved on põrandale nii lähedal, et ma ei ole siin üleval, eks on ju, ma olen all. Siis on see harjutus kõige efektiivsem ja jällegi, mina olen üksi, mul kedagi ei ole, aga siiski liigun erinevates suundades, natukene taha, see terve kere lihased, terve kehalihased saavad siis selle harjutusega koormust. Väga hea ja üritage siis ka oma pereliikmetega, et te teineteisele otsa ei põrka, eks on ju. Vaatad taha, vaatad ette, kus keegi on, teen kõrvalsamme, väga hea. 30 sekundit veel, tubli oled. Ja jällegi puusad on all ja põlved on ka põranda ligi. Väga hea, tubli oled. Super, 10 sekundit jäänud. Hästi. Ja liikuge ka teineteisest mööda. Liikuge, pugege vahelt läbi. Ja aeg. Hästi. Tublid, tõuseme üles. Jällegi, pulss on üleval, eks on ju. Hakkame pulssi alla võtma jälle. Samamoodi, natukene sammume. Hingame. Nina kaudu sisse, suu kaudu välja. Väga hea. Toome pulssi alla. Järgmiseks harjutuseks teil ei ole midagi rohkemat vaja kui kas vaip või ka põrand. Mina kasutan matti, sest olen väljas. Nii, jällegi järgmine harjutus on siis järgnev. Seistes, põrandale maha istumine, tagasi ülesse. Siin on ka jällegi 3 varianti, mis ma teile annan. Ise valite, mis on teile kõige mugavam. Variant number 1 on siis, ma kasutan mõlemat kätt, et maha istuda ja üles tulla. Jällegi kätte ja jalgade abil. Variant number 2, ma kasutan ainult ühte kätt. Kui saad, eks ühe käega lükkan ennast ülesse. Variant number 3 on see, et ma ei kasuta üldse oma käsi. Siin ei ole õiget ega valet viisi, kuidas üles tõusta. Proovige ise erinevaid variante. Okei, toon jalad võib-olla siia. Hästi, istun tagasi. Võib-olla hoopis põlv ja siit. Erinevad variandid, tubli. Terve perega. Põrandale ülesse, seisame püsti ja tagasi põrandale alla. Väga tubli. Veel 10 sekundit. Hästi. Proovi erinevaid viise, kuidas alla istuda ja üles tulla. 5 sekundit jäänud. Väga tubli. Teeme ühe korra veel. Super. Ja üles. Hästi. Väga tublid olete. Annan teile hetke, et saate üles tõusta. Mina panen selle kõrvale. Nii, siit tuleb jälle väikene sörk siia vahele. Kes joosta ei saa, marsime. Hästi, tubli oled. Mitte kõige kiirem sörk, aga et saame pulsi natuke alla. Aga hoiame sükest mõnusat tempot, et endal on hea olla. Väga hea, super. Kohe võtame jälle tooli tagasi. Ja teeme veel ühe harjutuse, väga hea. Nii, ja lõdvestame tervet keha jalgu ja käsi hetkeks. Oled väga tubli, oled siiamaani vastu pidanud. Nii.
järgmine harjutus, kas siis tooli, mingisuguse kapiserva või millegi najal. Alustame jalgade kõrval toomisega. Jällegi, kui ma suudan ainult seda, see on täiesti okei. Mida ma ei taha näha, on see, et ma kuidagi väänaksin ennast kehast. Ei, kere ja ülakeha on täiesti paigal ja liikumine toimub ainult puusaliigesest. Väga hea, tubli oled. Hästi. Jällegi nii kõrgele, kui sina saad, on täiesti okei. Väga hästi. Tugijalg põlvest natukene kõverdatud, ma ei blokeeri oma põlve ära, natuke kõverdatud põlvest, siis saab see tuhar ka siin mõnusa koormuse. 5 on jäänud, 4, 3, 2 ja 1, õigesti arvasid, jalavahetus, väga hea, jällegi keha ei kõigu, täiesti otse. Nüüd, kui sul on jalgade vahel tunned, et on erinevus, et üks tõuseb nagu kõrgemale, nagu minul, teine mitte, siis see on ka täiesti okei. Keegi pole päris sümmeetriline, eks. Väga hea, oluline on see, et ma ei hakkaks siit kuidagi kompenseerima. Täiesti paigal, väga tubli. Ja jällegi ära unusta hingamist. Hästi, viimased 5, 4, 3, 2 ja 1. Lõdvesta jalgu. Mõlemad jalad peaksid saama koormust, ka tuhar, ka see tugijalg, kuna ta on põlvest natukene kõverdatud. Eks, nii. Järgmine harjutus, jälle 2 varianti. Mina näitan külje pealt, teie võite ikka otse kaamerasse vaadata. Nii. Tugijalg jällegi põlvest natukene kõverdatud. Esimene variant on jala taha viimine täpselt niimoodi, nagu seda praegu teen. Jällegi, mitte niimoodi. Kere on sirge, liigutus toimub ainult puusast. Okei. Variant number 2 on see, et ma olen rohkem kaldes, aga jällegi hoian seda sama asendit terve harjutuse vältel. Lükkan ta välja, toon tagasi, välja, tagasi. Jällegi nii kõrgele, nii taha, kui ma saan. Tugijalg on põlvest kõverdatud. Tubli oled, hästi. Pea meeles, et õlad ei ole üleval. Ülakeha on täiesti lõdvestatud. Hästi. Ja ma tean, ma tunnen ka seda. Ma tunnen ka sükest mõnusat sellist väikesest põletustunnet lihases. Eriti see tugijalg, tuhar, tugijala tuhar saab ka mõnusa koormuse. Nüüd jääme natuke siia. Lükkame. Kannate veel 10 sekundit. 9, 8, 7, 6. Põlve kõverdatud. 4, 3, 2 ja 1. Hästi, lõdvesta jalad. Hinga sisse ja hinga välja. Nüüd on meil teine jalg. Mina muudan jälle asendit. Okei, väga hea. Ja tuleb jällegi esimene variant, meeldetuletus. Kere täiesti paigal ja siit samamoodi töötame selle suure lihasega, mis meil on. Teine variant, mida mina teen, pane ennast valmis. Hinge sisse, tugijalg põlves kõverdatud, keha natuke kalle ettepoole. Õlad on lõdvad ja siit tuleb taha ülesse, tagasi. Taha ülesse, tagasi. Väga hea. Tubli oled. Jällegi keskendu sellele, et mingit pinget ei tekiks ülakehas. See on hästi kerge tulema. Pane tähele ja jälgi seda. Väga hea. Tugijalg jällegi põlves kõverdatud. Hästi, kui sa pead korra puhkama, see on täiesti okei. Meil on veel minut aega jäänud. Tegelikult natuke vähem. Väga hea. Tubli. Kannatame veel natukene. Varsti on möödas. Hästi, nüüd ma jään siia ülesse ja lükkan. Väga hea. Olen siin taga. Oi, kuidas mu tuharad saavad praegu koormust. Väga hea. Jällegi ülakeha. Õlad on lõdvalt. Väga hea, 5 sekundit. 4, 3, 2 ja 1. Tubli oled, tublid olete. Väga hea, korra jälle lõdvestame jalgu. Kui tahad, siis natukene sammume. Hästi. Väga hea. Tubli. Nii, paneme tooli kõrvale. Seda meil praegu rohkem vaja ei lähe. Ja tuleme jälle tagasi. Alustame marssimisest. Alustame jälle koha peal natuke, toome selle, kasutame lihaseid ja tuhar võib olla praegu natukene selline valulis. See on siuke mõnus lihasvalu, lihtsalt naudi seda. Oled väga tubli olnud tänase liikumist siis pooltunniku ajal.
hakkame nüüd vaikselt tooma seda hingamist jälle aeglasemaks, hingame sisse ja välja. Okei, meil on jäänud veel mõned venitused ja siis ongi tänaseks kõik. Väga tublid olete olnud. Nii, hästi. Okei, nüüd võtame pika sammu taha. Eesmise jala varbad vaatavad otse, tagumise jala varbad vaatavad külje peale. Toome käed kõrvale ja pöörame. Väga hea, hingame jälle. Nüüd keskendume sellele, et õlad ei oleks üleval, õlad on all, kõrvadest nii kaugel kui võimalik. Ja nüüd on tähtis hingamine. Sügavad hingetõmbed, nina kaudu sisse, suu kaudu välja. Väga hea, too jalg teise jala juurde ja astume jälle suure sammu taha. Varbad vaatavad otse ja külje peale. Toome käed kõrvale. Kui sa tahad, siis sa võid ka natukene siia ettepoole vajuda, eks on ju. Mõttes tee endale juba pai. Sa oled selle võimlemispooltunniku kaasa teinud. Väga hea, tubli. Too jalg jälle tagasi, natukene jälle lõdvestame. Hoiame kuskilt kinni. See võib olla ükstaspuha ka seinast, et meil oleks tugi. Toome jala ülesse, nii kõrgele kui saad. Näitan külje pealt. Ja reie pealmised said meil ka kõvasti tööd. Lihtsalt anname sükse mõnusa, sükse venituse. Venitus ei peaks olema väga valus. Ma võin venitust alati ka rohkem lõdvendada. Ja ülesse. Nii kõrgele kui saad. Väga hea, hinga. Ja jala vahetus. Hästi. Jällegi toome selle, kui sa saad, kui sa siin väga venitust ei tunne, siis sa alati võid ka põlve rohkem tahapoole lükata. Suurema venituse jaoks. Nii, hästi. Toome vaikselt alla, lõdvesta jalad. Nüüd viimase harjutuse jaoks. Lähme põrandale. Kõigepealt ma näitan tegelikult variandi neile, kes mingil põhjusel põrandale ei saa minna, mis on täiesti okei. Me võime olla istudes, toome ühe jala üle, selle jala toon enda poole ja põlve lükkan allapoole. Venitab tuhara lihast. Või teine variant, kui teil on mingi voodi või diivan, mis ei ole väga madal, nagu minu tool, siis panete jala sinna peale ja siit ka lihtsalt kallutate keha ettepoole, saab see tuhar sellise mõnusa venituse. Mina valin kolmanda variandi, mis on siis põrandal. Ja siit toon jala enda alla ja vaikselt hakkan üle jala siis siin kallutama. Jällegi tunne siis, kui venitus on liiga intensiivne sinu jaoks, siis alati võin olla ka siin üleval. Peaasi, et oleks mõnus tunne. Tuju on hea, jalavahetus. Pärast liigutamist on alati tuju hea. Saame oma päevaga edasi minna. Ja jälle, kui sa tunned, et see on sinu jaoks okei, siis võid hakata laskuma allapoole. Vaikselt hakkame tulema ülesse. Väga hea. Täiesti ülesse. Paneme selle kõrvale. Hästi. Lõpetame jälle nagu alustasime hingamisega. Tõmbame või hingame sisse. Nina kaudu, suu kaudu välja. Ja sisse. Ja natukene jälle kasvame, venitame ja välja. Teeme ühe korra veel. Hingame sisse
ma kasvan ja välja. Ja tulen ülesse. Väga tublid olete olnud, super. Võid teha endale suure kalli, kui sa oled üksinda oma perekaaslastega. Kui sul on energiat veel üle, siis võid panna muusika käima, teha selline väike pere tantsupidu. Kui te seda meiega kaasa teete, siis väga teretulnud on igasugused pildid teie võimlemisest või videod. Võite neid meile ka saata. Meil oleks väga tore neid vaadata. Aitäh teile ja ilusat teisipäeva jätku!